ja elutegijas number 14 Remmelgas. Kuuleme kohtunikud Turgu. Ma ei vaatasin midagi muud. Värav löödi või? Ja может где-то там может быть. Я не знаю. Еще, по-моему, они здесь. Давай, Кари. Одну это. No Tanderil oli juba 3 või 4 löödi. Kes on siis teine? Teine. Eks teaks siin, et 4 löödi midagi muud teha pole. Igaks pool noed, kui söödab seda jõudma ja... Ütleme nii, et nii olla, et otsa nüüd peale saab lüüa, aga nüüd võib igal pool väikene. Ta võtab nagu... Praegu vaatasin, et sa ära pikali üldse kukkud. Miks ennem juba lööd pikali? Võime sa vaatad, et hakkab minema kuskile. Tagasi järgmise mängule siia. Pole isegi rääkida midagi. Võtame selle, aga tiisamängu saab see Sanula ja Vägevad kordusest vaatasid alati. Aga noh, edasi sina lähed sinna kellu. Ai, ei tohiks lugeda. Ai. Nüüd kannad? Tegime pane see, otsi ühe. Aga sul on oma telefon, panen koodi sulle. Kinni. Keeruline koodi sulle. Kari. Eesti meistritiitli tõi. Ehk siis tema 2 väravat kukutas siis kus oli, nüüd oli oma mängija väike õnnepoiss, väike õnne vaja 4-6 ja selle Stassi number 11 PS Tandri mängija kohta või siis nii palju jah, et ta on siis Venemaa liigas mänginud aastaid ja 2019 siis finaalmängus siis otse väravaile pihta ja nüüd Tandril tekib võimalus siit, kuid haigus Erik. Ilusti Randoga mängitakse seina sealt ja kas pääsevad survalt ilusti keske Remmelgas lööb ja paneb ära. See oli pauk! Janet Remmelgas. Väga hästi lahendatud, väga konkreetselt lahendatud. Seis on 5-6 ja nüüd läheb mänguks. 5-7 ütleb 5-7? Ahah, niimoodi on väravaid tulnud juba vahepeal. Päevajuht Kaarel Kosa ütleb, et seis on 5-7. Me peame selle kontrollima üle igastahes, sest meeskondadel on siis hooajal ainult 14 mängu ja nüüd Vaiko. Ja Vaiko veel. Ja ütleme nii, et ei loe enam. Pall maandub väravas, aga enam see värav ei loe. Aeg sai ennem otsa ja hooaja esimene mäng siis on lõppenud 7-5 PS Tander Arvdi Tark võiduga.
homme samuti mängud, nii et me hetkel teeme väikese pausi ja kohe-kohe jätkame teise mängu.